tuli üks mõte, just käisin abikaasaga, tehti restorani, tahtisime kohvil käia üle pika aja ja arutasime asju ja üks huvitav mõte tuli lagedale. Ja mõte oli selline, et kui su sõpruse hinnaks on tõde, siis see pole päriselt olnudki sõprus, mitte kunagi. Kui sõpruse hinnaks on tõde, siis see pole olnud kunagi päris sõprus. See on olnud alati siis mingil tagamõttel või kasu põhimõttel nii-öelda pealtnäha sõprus või läbikäimine. Aga Jeesus näitas, milline on tõeline sõprus. Tema näitas, et see on, kus sa armastad oma sõpra ja ta andis oma elu kõikide meie eest. Ilma veel, et me oleks isegi ilmale tulnud või sündinud, juba tema näitas välja, tema on tõeline sõber. Kunagi keegi mulle ütles niimoodi, isegi paar inimest ütlesid, et aga mis mul on kasu sinu sõprusest? Ja kui inimene otsib oma kasu sõprusest, see on iialgi sõprus. See võib parimal juhul olla mingi äripartnerlus või siuke käsi peseb kätt tutvus. Aga sellised inimesed, sa tegelikult ei taha enda kõrvale. Need ei ole kunagi usaldusväärilised ja nad on üdini petetud, sest nad elavad ikka veel siukses isekuse narratiivis, mis ei ole jumalast, vaid on inimlik, hingelik, lihalik ja teemonlik. See ei ole jumala tarkus. Jumala tarkus, sa hakkad pihta tema kartusest ja nii, et sa õpid tundma teda igal oma teerajal. Ja armastus on see, mis on jumala tõeline loomus. Ja kui me midagi armastame siin maailmas, me oleme juba nõrgas positsioonis ja me oleme manipuleeritavad ja me ei suuda tegelikult enam elada ennast salgavat elu ja võtta oma risti iga päev, nagu Jeesus ütles, ja me ei ole Jeesust väärt. Nii et mõelge selle peale, kallid sõbrad, et me oleme ajal, kus küsitakse meie käest, kas on meil väärtusi, kas meil on põhimõtteid, sest et meid ähvardatakse, meid surutakse. Kus läheb sinul see piir, et sa oled julge ja seisvaks oma väärtuste eest ja kas sul üldse peale nii-öelda hea elu ja enda hüvede on sul mingid väärtusi. Et Jeesus ja püha vaim paneb sõrme praegu selle peale ja kui sa elad isekalt, siis tead, et see on pettus, see ei ole see, kelleks sa oled loodud. Sa oled loodud pühaks ja puhtaks, täis olema jumala armastust. Aga see on ainult võimalik siis, kui sa annad oma elu täielikult talle üle, oled pehme savi jumala käes, et ta voolib sinu selle ilusa, armastava, püha, puhta, sirge seljaga mehe ja naise. Täna ma panen ka sinu ette elu ja surma. Vali elu, vali Jeesus. Amen.